kord saunataguse tiigi kalda ääres elas üks suur puhmas puid. Inimene tunneb neid puid paju nime all. Selle tiigi kalda ääres oli siuke nagu poolsoine, siuke märgluhane pind. Ja see on siuke pind, kus pajud teinekord eriti meelsasti armastavad kasvada. Aga see tiigiäärne, tiigi kaldapealne oli siuke koht, kus pajudel oli omavahel kitsaks jäänud. Ruumi polnud. Seal kalda ääres oli 3 siukest hästi pikka, hästi kõrget hõbepaju. Teate küll, siuksed, mille lehed on eriti läikivad ja peegelduvad vastu. Justkui taevasina ja pilvetupsud peegelduvad vastu nende lehtedelt. Siuke eriti tume rohelised piklikud lehed. Siuksed nagu oleks mingi vahaga ühelt poolt üle tõmmatud siuksed hästi ilusad lehed. No vot, ja siis need 3 pikka hõbepaju seal kasvasid ja... Aga sellel maal ei olnud ammu peremeest olnud. Ja siis oli kõik läinud seal omasoodu ja kõik olid kasvanud nii, kuidas jaksasid, nii, kuidas kellelgi parasjagu ramm oli ja jõudu ja nii nad seal siis nagu nii-öelda võitlesid oma koha eest päikese all. Need 3 pikka kõrget hõbepaju. Mis oli juhtunud, siis oli see, et nende ümber oli hakanud kasvama siuksed teistsugused pajuliigid ja ka haavapuud. Ja nad olid kõik ümbritsenud ära, need 3 suurt paju. Nii et oli tekkinud siuke hästi tihe läbipääsmatu puhmas. Justkui oli neil seal tore koos olla rõõmus ja justkui nagu ruumi ka nagu oleks olnud. Aga samas oli need 3 hõbepaju nukrad ja kurvad. Ja kuigi oli alles veel siukene peaaegu nagu südasuvi või suvi oli küll hakkas mööda saama või siukene kergelt hakkas loodus valmistama ennast sügiseks ja need pajud juba olid lasknud oma lehed kuidagi longu ja kuidagi väga väsinud ja nukrad nägid nad välja. Kuidagi nagu ei jaksa enam. Ei jaksa mina enam nende noortega siin võistelda. Kõneles üks päev üks 3 paju vennast teistele. Nad tulevad siin noored pajud ja siukest väge ja hindu täis. Ei, mina jaksasin nendega siin oma koha eest võidelda. Mis te arvate, poisid? Äkki ma peaks ära minema? Äkki nüüd on minu aeg minna kuskile teise kohta, kus on minu jaoks ruumi rohkem ja näen ma rohkem päikest, sest siin kuidagi mu jalad on nagu kinni mätsitud.
ma ei näe oma jalgu enam. Kallid vennad, mis ma tegema pean? Ma olen nii kurb siin niimoodi. Ma ei jaksa enam. Teised 2 pajuvenda ei osanud ka nagu midagi öelda. Siis nad olid juba ammu näinud ja tajunud, et nende vennas kuidagi õnnetu on. Ta oli ka veel nendest 3 see, kes oli suurte elektriliinidele kõige lähemal. Ja ju nad siis mõtlesid, et võib-olla see mõjub talle halvasti, aga nad ei tulnud üldse selle peale, et ta ennast nii halvasti tunneb nende noorte tõttu, kes justkui nagu selga ronivad ja trügivad igalt poolt vasakult ja paremalt ja selja tagant ja eest ja igalt poolt ümberringi matavad nad enda alla. Pannud nad siis 3 pead kokku ja mõelnud, et me küsime nõu aiavalvurilt. Tema on siuke tark mees. Tema on meil siin aias juba ammust aega olnud. Küll tema teab, mida teha. Võtnudki nad siis üks päev julguse kokku ja kui oli just siukene päikeseline päev, arvasid, et aiavalvuri äkki hea meel ja tuju ja et äkki läheb vestlus hästi. Ootasid siis ära, meil päike tuleb pilve tagant välja ja kõnetavad vaikselt niimoodi aiavalvurit, kes seisab seal teisel pool sauna. Vabandage. Vabandust. Jaa, kes see siin segab mul siin päevaund? Ma siin parasjagu nägin siin. Kes see on? Kes see seletab siin ümbergi? Kes sa oled? Tule välja. Vabandust, need oleme meie 3 pajusid, hõbepajusid tagumise tiigi juurest. Teie seal taga ja polegi teiega ammu juttu käid rääkimas. Kuidas teil läheb seal tiigi ääres? Vabandust, ma just siin suurest lõunavinnakust alles siin ärkan ja kuidas teil läheb seal? Meil üldiselt läheb hästi, aga me üks vennas väga kurb on ja mõtleb ära mineku peale, et tal on väsinud ja jalgu ei näe enam, et noored nii tulevad peale igalt poolt. Sina oled siin aias olnud siin kaua ja kogunud seda tarkust ja näinud siin kõike, mis siin toimunud on ja sul siin hea ülevaade keset aeda. Ole hea, anna nõu, mis me tegema peame? Aiavalvur jäi selle peal vait. Tõstis käsi põsakile ja kulm läks väga kortsu ja laskus sügavasse mõttesse. Mõtles tunni. Möödus teinegi. 3 pajupoissi viisalt ikka ootavad, et huvitav, mis sealt välja tuleb. Muutunud juba natukene kannatamatuks, et ei tea, kas peaks ära minema tagasi või ootame veel siin või huvitav, mis me tegema peame. Räägivad, sosistavad nad vaikselt omavahel. Mis me teeme? Kas läheme tagasi või oleme veel siin või äkki ta kutsub meid, kui tal nagu vastus valmis on või kuulge, poisid, mis me teeme? Korraga siis aiavalvur ärkab justkui unest ja ütleb, et kuulge poisid, ma siin mõtlesin natuke, et teate, minul vastust ei ole sellele. Aga meil siin kohe aia südames on see nelikastan, see aia süda, et tema teab, kuidas siin asjad käivad, et lähme küsime tema käest, et tema meil siin aia nõukogu esimees ja tema teab, kuidas asjad käivad. Lähme küsime tema käest. Võtnud siis need 3 pajusappa ja kõnnivad nad kõik 4 4 harulise kastani suunas.
tere! oi, tere! Kes sealt tulevad? Need oleme meie sealt tiigi äärest. Need 3 paju. oi, tere! Kuidas teil läheb seal tiigi ääres? Ma pole teil ammu seal külas käinud. Kas teil seal ka tore ja lõbus on? ei noh, meil tegelikult on üks mure. noh, räägi oma mure ära. meil siin mitu pead koos ja kaset ka meil siin kõrval ja meil nõu jagub küll, et küll me üheskoos välja mõtleme, mis me selle murega peale hakkame. võtnud siis südame rindu ja rääkinud loo ära, kuidas on. Neli kastaniharu siis vaadanud üksteisele otsa mõtlikult. Ja vaikselt aru saades noogutasid teineteisele justkui nagu elutargalt ja taiplikult ja sõnadeta said nad teineteisest aru, sest nad neljakesi olid juba ammust aega siin niimoodi koos üles kasvanud ja elu näinud ja pärast pikemat sükest vaikust vaatasid nad sügavalt pajupoistele silma ja pajupoisid tundsid, kuidas neil kohe süda seest nii soojaks läks ja sest no nii seda sellist läbistavat ja armastavat pilku polnud nad ammu näinud. Läbistas kõik palu ja vaeva ja mured ja raskused ja võttis nad justkui jalast nurgaks. Nii ilus, pehme ja soe ja südamlik pilk oli. Ja sõnu polnudki vaja. Poisid said aru, et neid on kuulda võetud ja mõistetud ja et vanad head kastanid on võtnud selle oma südamesse. Ja nad teavad, et kui need kastanid juba midagi enda südamesse kanda võtavad, siis varem või hiljem leiab asi ka lahendus. Selle uue sooja tundega südames tänasid nad kastaneid ja aiavallurit ja naeratasid soojalt teineteisele ja soovisid ilusat päeva ja läksid tagasi oma tiigi äärde, teades, et asi on kontrolli all ja küll kastanid juba tegelevad, et neil on palju tutvusi ja nende mõjuvõim ulatub kaugele, et küll nemad asja korda ajavad ühel või teisel moel. Teades kastanite vägevust, siis asi laheneb kõige paremal viisil. Möödus peaaegu aasta. Ja pajupoisid vaatasid huviga, mis ümberringi toimub, sest vahepeal oli uus inimene platsi saabunud. Kastanitel oli õnnestunud uus kätepaar siia kohale kutsuda ja kes uuesti hakkas jälle asju paika panema ja abistama loodusvägesid, et kuidas kõik jälle taas siuke rikkalik ja õitsev ja rammus ja kosuv oleks väge täis, mida siin maas on oi kui palju.
ja nii nad niimoodi kannatlikult ootasid ja üksteisele tuge pakkusid iga päev ja hoidsid teineteisel kätt niimoodi vaimus ja ootasid seda hetke, mil asjad ka nende jaoks hakkavad lahenema. Ja üks päev tuli. Üks päev saabus kätepäev, mil see kätepaar jõudis nende juurde. Kõigepealt niideti ära naat nende ümbert. Sihuke paaks vohav naadisalu nende põõsastiku alt. Seejärel paar päeva hiljem, siis kui päike oli taas pilve taga ja sellised pehmed valged pilvetupsud olid taevas ja linnud laulsid ja rohutirtsud juba ammu siristasid oma ilusat viit. Siis tuli seesama kätepaar teise tööriistaga näpus. Sihukest tööriista polnud nad ammu näinud. See oli sihuke mitmehambuline piklik tööriist. Pajupoisid mõtlesid, et huvitav, mis ta sellega nüüd teeb? Mis nüüd juhtub? Mis nüüd pihta hakkab? Aga siis see kätepaar läks ühe pajuvõsa juurde, mis oli nende all, mis oli saanud juba pikemat aega kannatada lõkketule käes, et kellel ka seal omavahel hästi kitsas oli ja kaklesid kogu aeg selle ruumi pärast seal, et mul kisma neil käis ja siis need osaliselt lehed ka kõrbenud ja ega neil seal hea ei olnud olla. Ja siis see kätepaar läks ja rääkis nendega natukene. Kuulas nende muret ja nuttu ja sõlmis nendega lepingu. Ühe siukse huvitava lepingu. Et tema päästab need vaesed hinged, need noored omavahel kaklevad hinged, kes kaklesid siin ruumi ja päikese ja iseolemise pärast, et tema tuleb ja vabastab nad ära nendest puudest. Et siis need hinged saavad minna ja lennata kui pääsukesed taevavõlvil. Vabana, sinna, kuhu ise tahavad, ehitama pesa, sinna, kuhu nad ise tahavad. Oi, see neile meeldis. Lõpuks ometi pääseda vabaks, ise liikuma, ise lendama. Nad juba ammu vaatasid neid pääsukesi taevavõlvil ja mõtlesid, et küll see võib tore olla niimoodi lennata seal sinise taevale. Ja nüüd on varsti neil see võimalus. Aga enne tuli jätta hüvasti selle kehaga, selle puutüvega, nende okstega, nende lehtedega, mis olid vahepeal nende koduks saanud ja kus need koos olid kasvanud teineteise kõrval tihedasti. Nii nad siis võtsidki mitu tundi, et omavahel öelda, meenutada kõiki neid ilusaid, toredaid aegu, mis nad koos veetsid ja veel kord rõõmustada nende aegade ja hetkede üle, ilusate hetkede üle ja tänada teineteist ja koos veedetud teekonna eest ja lõõpida veel viimast korda teineteise kallal, togida ja tuletada meelde teineteise lollusi ja näe, vaata, mis sa mulle ükskord ütlesid, aga vaata, mis sa teinekord tegid. Ja nii nad vahetasid seal omavahel siukseid
ilusaid helgeid mälestusi. ja kui päike hakkas loojuma, siis langetasid nad oma pead. Nad olid valmis minema edasi. Lahkuma sellest kehast, sellest kehastusest, sellest pajutüvest, mis oli olnud aastateks nende koduks saanud. Ja nüüd nad olid valmis liikuma edasi, sest süda kutsus mujale, süda kutsus taeva põlvi äärde laulma pääsukesena. Ehitama koos pesa kuskile rääst alla. Kasvatama üles pisikesed pääsupojad. Tooma neile noka vahel süüa ja susimas hellalt nende sulestikku. Togimas neid, julgustamas, kui on vaja esimesi tiivalööke teha ja jaa. Vaatasid nad veel viimast korda teineteisele otsa ja teadsid, et meil tuleb ilus elu. Võtsid nad omavahel käppapidi kinni, ühendasid oma lähedasemad oksad teineteisega omavahel ja lehed. Jäid niimoodi vaikides seisma tänu tundes. Et veel koos seda viimast vaikuse hetke nautida.